Eesti elanikest on umbes 50% ülekaalus. Samas teine 50% on normaalkaalus. Kuidas nemad suudavad keskkonna toiduahvatlusel vastu panna? Mina uuringi, kuidas psühholoogilised mehhanismid meie toidukäitumist reguleerivad. Esimene mehhanism on näljatunne. Uuringud näitavad, et näljasena teeme ebatervislikumaid otsuseid. Näiteks ostame poest kaloritihedamat toitu. Seega tasub poes käia täis kõhuga. Teine mehhanism on toidumotivatsioon. Kui palju oleme nõus toidu saamise nimel vaeva nägema? Küttide ja korilaste ühiskonnas oli suurem toidumotivatsioon väga kasulik. Sügisel tuli võimalikult palju süüa, et kevadist paastu üle elada. Tänapäeval võib aga suurenenud toidumotivatsioon meile karuteene teha. Keskkonna ahvatlevad toidusignaalid suunavad meil toiduga liialdama, ehkki enam pole vaja paastuks valmistuda. Nii tulebki appi kolmas mehhanism, enesekontroll, mis aitab vältida ahvatlusele järele andmist. Kuid ka enesekontrollil on ohtlikke vorme. Mõnikord peavad inimesed dieeti, mis hoiab neid näljas. Näljasena muutuvad aga ebatervislikud ahvatlused väga ligitõmbavaks. Targem on ahvatlusega ennetavalt tegeleda. Näiteks soovitan enne ahvatlusega kokkupuudet kõht tervislikku toitu täis süüa. Ning kodus olevad ahvatlused on kõige targem silmal ära kappi võtta. Kokkuvõttes reguleerime oma toidukäitumist läbi 3 mehhanismi. Need on näljatunne, toidumotivatsioon ja enesekontroll. Nende mehhanismide parem mõistmine võimaldab meil ka tänapäeval ahvatlevas keskkonnas tervist säilitada.